Iisraeli sõjavägi ja Shin Bet kinnitasid kolmapäeval, et Hamasi sõjalise tiiva juht Mohammad Ode hukkus Gaza linna Rimoni linnaosas toimunud õhurünnakus. See juhtus vaid 11 päeva pärast seda, kui Iisraeli kaitsevägi mõrvas tema eelkäija. Iisraeli sõjaväe teatel järgnes operatsioon mitmekuulisele luurejälitusele ning sihikule võeti mitu hoonet, mida peeti Odehi peidupaikade võrgustiku osaks. Iisraeli kaitseminister Israel Katz kiitis seda, mida ta nimetas rünnaku geniaalseks läbiviimiseks, öeldes, et Odeh on saadetud oma kaasosaliste juurde põrgusügavustesse. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja Katz lubasid jätkata kõigi sihtimist, kes olid seotud 7. oktoobri Hamasi juhitud veresaunaga Iisraelis. Odeh juhtis varem Hamasi sõjaväeluuret ja mängis võtmerolli 7. oktoobri rünnakute planeerimisel ja koordineerimisel. Iisraeli kaitsevägi IDF teatas, et Odeh oli üks viimaseid kõrgeid Hamasi komandöre, kes olid otseselt seotud 7. oktoobri rünnakuga ning kirjeldas tema surma kui olulist tagasilööki rühmituse püüdlustele taastada oma sõjalist struktuuri. See täpmine lisandub kasvavale nimekirjale kõrgetest Hamasi juhtidest, kelle Iisrael väidab end sõja algusest alates olevat kõrvaldanud, sealhulgas Yahya Sinvar, Mohammed Deif ja Mohammed Sinvar. Ebamäärasus Gaza relvarahu osas jätkub, kuna Hamas keeldub loovutamast oma relvi ja sõjalist kontrolli. Ja meiega liitub sellel teemal professor Kobi Michal, INSS ja Moskva instituudi vanemteadur ning endine Iisraeli strateegiliste asjade ministeeriumi peadirektori asetäitja. Suur tänu, et meiega liitusite. Mida me veel teame Mohammad Odehi kohta ja miks on see Iisraeli kaitseväe jaoks nii oluline? Ahmad al-Dahdah oli Hamasi sõjalise tiiva üks kõrgemaid ametnikke juba pikka aega. Ja tal on sõjalises tiivas pikk taust. Enamasti või vähemalt viimasel ajal vastutas ta sõjaväeluure eest, mis tähendab luureandmete kogumist Iisraeli kohta. Aga ta oli üks 7. oktoobri mõrvarliku rünnaku planeerijatest. Ta oli minu arvates loomulikum kandidaat Asadin al-Haddadi asendamiseks, kuid ta keeldus seda tegemast. Ma eeldan, et ta teadis miks. Kuid lõpuks määrati ta ametisse ja tegelikult oli see kõige lühem ametiaeg Hamasi sõjalise tiiva juhtide seas. Ja ma loodan, et sama tulemus ootab ka neid, kes teda järgivad. See ongi mu järgmine küsimus, sest kui palju kahju selline rünnak või tapmine tegelikult põhjustab? Keegi teine järgneb talle kindlasti varsti ja üha rohkem inimesi tuleb juurde. Kui palju kahju see põhjustab? Ma arvan, et see kahju kuhjub. Me peame seda tajuma ja mõistma ajateljel. See ei ole tingimata ainult see sihtimine, aga me peame mõistma, et Hamasil ei ole selles osas mingit järelkasvu. Ma mõtlen, kõik järgmised inimesed, kes tulevad, vähemalt 2 neist nimekirjas on potentsiaalsed kandidaadid teda asendama. Mõlemad neist on kõrged ametnikud, aga nad ei kuulu Hamasi esimesse ešeloni ja on või kõik. Ma mõtlen, nimekirjas pole enam kedagi alles. Nii et see, kes asendab sõjalise tiiva järgmist juhti, on kogenematu sõjaväelane. Ja see kajastub Hamasi võimekuses. Ja kui rääkida kahjude kuhjumisest, siis me räägime organisatsioonist, mis kaotab oma juhtimis- ja kontrolliaparaati. Ja see on organisatsioon, mis kaotab sellist juhtide kogemused ja oskused. Ja seetõttu päeva lõpuks on see miski, mis nõrgestab organisatsioon. Hästi, ja lühidalt, mida see ütleb nende praeguse olukorra kohta, aga ka selle kohta, milline on Iisraeli kohalolek Gazas? Ma arvan, et see muudab nende positsiooni halvemaks võrreldes üleeilsega. Ja ma arvan, et see viib meid lähemale sõjalise operatsiooni taasalustamisele
Hamasi vastu Gazas. Sest ma ei näe muud võimalust, kui inimesed võtavad 20-punktilise plaani elluviimist tõsiselt. Sest see on ainus viis tagada Gaza sektori demilitariseerimine ja keegi peale Iisraeli kaitseväe pole valmis ega suuteline seda tööd tegema ning Hamasi laiali saatma. Olgu, professor Kobi Michael, aitäh, et meiega liitusite.